Tere, hea kuulaja, kuidas ennast tervena hoida ja millele ning millal tähelepanu pöörata. Toon teieni astroloogia abi detsembri tervise ja heaolu ülevaate. Tuletan ikka meelde, et astroloogia ei asenda arstidiagnoosi, vaid aitab meil mõista, kust probleem tegelikult alguse on saanud, mis aga annab meile võimaluse ennast ise abistada, näiteks igapäevaharjumuste muutmise läbi. Ja järgnev info on mõeldud kasutamiseks ainult hariduslikel eesmärkidel ja enne kui hakkate muutma oma toitumist, tarbima taimseid preparaate või muutma muid harjumusi, konsulteerige kindlasti ka spetsialistiga. Kogu detsember tuleb meil nii-öelda külm, niiske ja aeglane. Ja see tähendab seda, et võib-olla meie lümfisüsteem ja maksatöö on aeglasemad. Seega on rohkem turseid ja on rohkem stagnatsiooni kehas. On ka õhku ja hapnikku vähe, mis võib siis mõjutada meie hapnikusüsteemi kehas ja luud, liigesed, nahk ja hambad on samamoodi kogu kuu vältel esil. Et tuleks siis nende teemadega ka tegeleda. Ja kogu kuu vältel sobivad näiteks lümfi toetamiseks sellised taimed nagu punane ristik, paukruut hästi väikeses koguses, siis seda vesihein, üheksavägine ja teeleht. Ja immuunsust aitab tõsta punane päevakübar ja hapnikku kehasse aitab tuua siis hõlmikpuu, kotukoola ja viirpuu. Luude ja liigeste tarbeks on sobilikud siin nõges, oat straw, ashwagandha, astragalus, makajuur, punapeit, põld, lambalääts ja roosilõhnaline kuldjuur. Need taimed siis võiksid kogu kuu vältel sobida. Nüüd aga kõigepealt sellest, milliseid kuupäevasid võiks kasutada siis mingite protseduuride tarbeks. Et 1. detsember näiteks sobib meil kaela ja õlavöötme pingete leevendamiseks, füsioteraapiaks ja manuaalteraapiaks, ehk siis ka massaažid sobivad siia kenasti. 3. detsember sobib tegeleda kõrva, ninaneelu, mandlite tervisega ja võib-olla nende hindamisega siis arsti juures, teha näiteks kilpnäärme analüüse, võib-olla ka ultraheli kaelapiirkonnas ja allergiateste. 4. detsember sobib siin samamoodi teha kilpnäärme funktsiooni analüüse, uurida seedetrakti, teha siis mingisuguseid proove, vereproove ja ultraheli ja sobivad siia ka günekoloogilised uuringud, mitte siis lõikused, aga uuringud. 7. detsember sobib teha EKG-d, vererõhku hakata jälgima, teha koormustesti ja veresoonte uuringuteks on sobilik aeg. 9. 10. detsember sobib näiteks silmarõhku mõõta, audiomeetriat teha, neuroloogilisi diagnostikaid teha ja ei sobi siia sellised invasiivsed protseduurid. 17. detsember sobib jällegi teha siis hormonaalseid teste, proove, analüüse, toidutalumatuse teste, sobib funktsionaalse meditsiini konsultatsioon, üldse kõik vereanalüüsid ja võib-olla ka neuroloogiline teraapia sobib siia. 21. detsember sobib ka jällegi füsioteraapia, taastusravi, sellega alustamine, luutiheduse uuringud, krooniliste liigeste probleemide raviga alustamine ja võib-olla siis ka mineraalide tarbimisega alustamine. 22. detsember sobivad siia dopleruuringud, vereringe uuringud ja igasugused jällegi sellised testid, vererõhu uuringud ja mõõtmised ja kardioloogilised konsultatsioonid. Ja 28. detsember sobib lihastoonust hinnata, jällegi füsioteraapiaga alustada ja vereringet puudutavad testid sobivad siia. 29. kuni 31. detsember
on väga hea aeg, kus näiteks alustada ka fertiilsuse protseduuridega või selle ettevalmistusega, planeerimisega. Kõik sellised hormonaalsed tasakaalustamise ravid sobivad siia, võib-olla ka kaalutõusu või toitainete imendumisega seotud teraapiad sobivad, juuste kasvu erinevad teraapiad sobivad siia, naha, küünte, luude taastusraviga alustamine sobib ja lümfi teraapia samamoodi sobib siia kenasti. Ja nüüd siis need kuupäevad, mis ei sobi meditsiinilisteks protseduurideks, kui see ei ole vältimatu, siis 5. detsember ei sobi, siis on meil täiskuu, on pigem sellist närvisüsteemi erritust ja kopsuteemad on rohkem esil. 10–14 detsember on rohkem infektsioone, valeinformatsiooni, segadust, et siin võivad lihtsalt ravimid olla ka liiga tundlikud, keha on liiga tundlik siis ravimitele. Ja just siis see 14 detsember on kõige ohtlikum, et siin ravimid võivad kehale mõjuda hoopis teistmoodi, kui me arvame seda. Ja 25–27 detsember võib olla siis immuunsüsteem madalam ja me oleme ka jällegi kõikidele ravimitele tundlikumad. Nüüd aga vaatame siis kuupäevi, mis meil siin tulemas on. 2–4 detsember on rohkem nina, kõrva, kurgu, kaela probleeme, ülemiste kaelalülide, kiipnäärme probleeme, võib olla siis turseid, võib olla jäikust, lümfi ja vee seiskumist ehk siis turseid, raskustunnet, eriti siis, kui soolestik on meil aeglane. Sobib hästi siin valmistada tinktuure, seerumeid ja kõik, mis on sobilikud just siis viljakusega, selliste taimedega tegeleda ja alustada siin ka siis protseduuridega, mis toetavad viljakust ja magu. Ja taimedest sobib siia lümfi liigutamiseks näiteks punane ristik, 9-vägine teeleht ja seda siis just näärmete ja turse vähendamiseks. Maole sobib siia hästi kummel. Ja kui on kaelakangust, siis Blue-Vermin aitab seda leevendada kõige paremini. Ja toit ja elustiil võiks olla pigem siis soe, rahulik, mitte siis tarbida piima ja toorest toitu, see tekitab rohkem lima ja vältida siis nii-öelda suhkru ja piima kombinatsioone, just sellepärast, et see tekitab rohkem lima ja seega ka turseid. 5. detsember on närvisüsteem väga ergas, uni võib olla halb ja võivad ägeneda siin siis astma, olla rohkem bronhiiti, pneumoonia risk tõuseb. Kui teil on vähegi selline kahtlane köha, siis tuleks kindlasti siin reageerida, minna arsti juurde, mitte ootama jääda. Siis võivad olla ka epilepsia hood siin tugevamad, krambid ja taimedest sobivad siia immuunsuse toeks punane päevakübar, eriti kui te tunnete näiteks, et kurk hakkab valusaks jääma. Punane ristik, teeleht ja must koškoš on siis lümfi ja vere puhastamiseks, liigutamiseks ja hapniku ja vereringet toetab siin siis hõlmikpuu, kodukoola ja viirpuu. Ja sobib siin selline päevane füüsiline aktiivsus selleks, et siis närvisüsteemi saaks rahustada ja õhtul pigem sellised rahulikud tegevused ja vältida võimalusel ekraane. Ja ei tohiks siin siis ka liiga hilja magama minna, ehk siis unepuudust vältida, ei tohiks tarbida liiga palju kohvi. Siis 8.–9. detsember on meil rohkem südameteemad esil, võib-olla südame pekslemist, pulsitõusu, närvilisust, ärrituvust, migreeni ja taimedest sobivad siia siis viirpuu, mis on südametoonik, ja hõlmikpuu, mis on siis ka veresoonte abiks. Siis 10. detsember võib olla palju segadust, väsimust, sellist udusust. Rohkem oleme altid viirustele, infektsioonidele, mürgitustele.
Probleeme võib tekitada ka soolestik, põieprobleemid, igasugused kõhuvaagna spatsilised valud võivad siin olla. Taimedest sobivad siia, kui meil on toidumürgitus näiteks, siis aktiivsüsi on selline lihtne asi. Lümfi ja veretoetuseks rabarber, ploomimahl, punane ristik, teeleht ja must koškoš ja punane päevakübar, kui meil on mingi viirus alguse saanud. Ja toitumisest väga lihtne dieet, pigem sellised keedetud köögiviljad, puljongid, kaher näiteks sobib hästi ja pöörata palju tähelepanu hügieenile ja kätepesule ja pigem vältida siin siis rahvarohkeid kohti just selle viiruste leviku pärast. 12-13 detsember võib olla meil sellist kaootilist energiat, väsimust, samal ajal ka rahutust. Lihtsam on siin teha jällegi vigu, hooletust on rohkem, nii et vaadake siis, et te ikkagi tarbite oma ravimeid õiges annuses ja mitte teha siis meditsiinilisi protseduure või alustada päris uute ravimitega, kui see ei ole siin vältimatu. Ja selline lümfi ja maksa toetus sobib siia endiselt, ehk siis punane ristik, teeleht, punane päevakübar vastavalt siis vajadusele. 14 detsember, jällegi sellised toidu, vere ja keemilised ja ravimimürgitused võivad siin esil olla, üledoosid, narkoosi ravimite suhtes ka keha on tundlikum, alkoholi suhtes ka tundlikum, suurem risk õnnetusteks ja ka kukkumisteks, libisemiseks, veega seotud õnnetusteks. Jällegi nakkuse oht on suurem ja kui teil on näiteks kehal mingid haavad, siis tuleb nendega olla eriti ettevaatlik, sellepärast et siin on sellise sepsise seisundid lihtsamad tulema ja olge ettevaatlikumad ka süstidega ja hambaprotseduuridega. Taaskord sobivad siia siis mürgituse vastu aktiivsüsi, punane päevakübar, teeleht, must koškoš, punane ristik, need aitavad siin siis kehast, verest mürke välja tuua ja toetavad immuunsust. Ja võimaluse vältida siis operatsioone ja protseduure, kui see ei ole hädavajalik. Ja kindlasti vältida siis ravimeid ja alkoholi koos tarbimist ja võib-olla ka mitte minna siis sellisele peole, kus on rohkem rahvast või kus jagatakse ühiseid toite, jooke, et siin on jällegi see nakkuslevik väga kõrge. 15-16 detsember on rohkem esil vaagna, suguelundite, vere- ja lümfiprobleeme, võimalikud on ka sügavad emotsionaalsed probleemid, põletikud, infektsioonid jällegi ja taimedest jällegi siis punane ristik, paukruut, 9-vägine lümfisüsteemi toetuseks, black koškoš siis hormoonide tasakaaluks sobilik. 17-18 detsember on esil rohkem luu- ja liigeseprobleeme, põletikku, jäikust, ehk siis põlved, väiksed liigesed võivad rohkem tunda anda ja valutada. Selg, puusapiirkond, seal võib olla rohkem pingeid ja jällegi on meil rohkem kukkumis- ja libisemisohtu, et vaadake siis, olge tähelepanelikud, kui väljas on libe, pange siis õiged jalatsid jalga. Ja taimedest sobivad siia nõges, oatstraw, mis on siis luudele ja liigestele sobilikud, ashwagandha, astragalus, makajuur, lambalääts ja rhodiola sobivad samuti siia. 19 ja 20 detsember on rohkem depressiivsust, raskemeelsust, unisust, lümf on aeglasem ja taimedest taaskord siis punane ristik, paukruut lümfile ja viirpuu südamele sobilik. 21 detsember on meil talvine pööripäev ja siin on siis rohkem meeleolu langust, depressiivsust, väsimust, lümfi ja vere liikuvus on aeglasem, ehk siis tuulised tulevad kiiremini ja hormonaalsed kõikumised on siin esil ja sealt tulenevalt siis on kas tsüklihäired või migreene. Ja taimedest sobivad siia siis luudele näiteks oatstraw nõges jällegi ja ashwagandha, astragalus, makajuur, lambalääts, rhodiola sobib siia ja hormonaalse tasakaalu tarbeks siis black koškoš või must koškoš siis, aga väikeses annuses.
ja siin on hea aeg luude-liigeste, naha ja hammaste raviga alustamiseks ja võiks jälgida siis oma soolakasutust, et vähendada siis turseid või peavalu ja migreeni riski. 25–27 detsember on taas esil rohkem turseid, lümfi aeglust, neerude ja maksa tegevuse aeglust. Immuunsüsteem on madal ja vastuvõtlik viirustele ja hallitustele, kemikaalidele on palju kõrgem. meeleolu võib kõikuda, inimesed tunnevad ennast rohkem üksikuna ja taaskord taimedest siis lümfile jälle punane ristik, pokrud, vesihein, üheksavägine ja südame-vereringe turgutamiseks siis viirpuu ja hõlmikpuu ja pigem siis pakkuda oma kehale rohkem puhkust, und, soojust ja selline kerge liikumine sobib siia, mitte siis tugev pikutus ja ei ole hea aeg uute ravimitega alustamiseks, kui see ei ole hädavajalik, sellepärast et keha on ülitundlik. Ja 29–31 on selline tervenemise periood, siis eriti kui teil on enda sünnikaardil planeete 6–9 kraadi maamärkides, isiklikke planeete, siis eriti sobib haigusest tervenemiseks siin. Viljakus suureneb, taastumine on parem, keha tugevus on parem. Kaela piirkonnas küll võib olla siin suurem oht lima kogunemisele ja seetõttu on suurem oht ka näiteks kõrvapõletikele, lümfi seiskumisele, kui me keha ei liiguta. Taimedest sobivad siia ashwagandha, astragalus, makajuur, lambalääts, punapeet ja rhodiola. Lümfile ikka jälle punane ristik, üheksavägine puukruut ja seedimisele ja ka emakale sobib siia kummel ja sobib alustada siis kõikide pikaajaliste teraapiatega, fertiilsust tõstvate ravi ja teraapiatega ja taastusraviga sobib siin ka alustada. Sellised seisud olid siis meil detsembrikuus, meie salvestuse leiate tavapäraselt ikka Youtube'ist, Spotify'st, Apple Podcast'ist, postitame ka Instagrami ja Facebooki ning meie teenused on saadaval meie kodulehel, milleks on astroloogiaabi.ee. Selleks, et uus info teieni kiiresti jõuaks, tellige meie kanalit, kui te seda veel teinud ei ole ja kindlasti lülitage sisse ka kõik teavitused, nii saate meie uutest postitustest ka kiiresti teada. Ja veel parem, kui liitute meie kommuuniga Youtube'is, seal leiate siis ka täiendavat meditsiini astroloogia teemalist salvestusi, mida me üldsusele ei avalda. Mina aga tänan teid kõiki, soovin teile kaunist jõuluaega ja püsige ikka terved!